Tervist kõigile head kohaletulijad. Liigume siia sambale pisut lähemale. Peagi on kell 17 ja siis alustame mälestuskivi avamisega. Neil on lipud on järgi. Siia läheb. Tiina. Tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast siia Lihula Vabadussamba parki, kus me täna avame üheskoos mälestuskivi Tiit Madissonile. Soovime, et tänane koosviibimine mööduks viisakas, väärikas ja sõbralikus õhkkonnas. Just väärikust hindas ka Tiit Madisson üle kõige. Daamid ja härrad, kõlab Eesti hümn. Kõneleb sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juhataja Varro Vooglaid. Tervist, head sõbrad! Esiteks tahan öelda, et mul on väga hea meel näha, et meid on siia kogunenud nii palju.
see annab tunnistust sellest, et Tiit elab meie südametes edasi ja et me jätkuvalt tahame talle austust avaldada. Aga et mu sõnavõtti valguks laiali, ma panin selle kirja, see on lühikene ja konkreetne. Et ka pärast mind tuleb siin terve rida sõna võtta, siis on see ilmselt ka igati kohane. Piirdun vaid lühikese vastusega küsimusele sellest, miks otsustasime Tiidule täna avatava ausamba püstitada. Vastus sellele küsimusele on lihtne, aga selle tuumaks on tegelikult väga oluline tõdemus. Nimelt nõuab selle ausamba püstitamist ei miski muu kui õiglus. Õigluse põhimõte, nagu selle on sõnastanud Rooma jurist ja oraator Cicero ning paljud mõtlejad pärast teda, seisneb kohustuses mitte nõuda ja võtta endale rohkem, kui see väärib, ning võimaldada ja anda teistele seda, mida nemad väärivad. Seega kõige lühemalt öeldes otsustasime Tiidule selle mälestussamba püstitada sel lihtsal põhjusel, et Tiit lihtsalt väärib seda. Ajal, mil põhimõttekindlust tuleb otsida tikutulega, on pärandus, mille Tiit oma eeskujuga meie ühiskonnale jättis, hindamatu väärtusega. Sest just põhimõttekindlus, truudus õigetele ideaalidele on see, mida Tiit oma eluga kehastas. Selle eest väärib ta erilist lugupidamist ja austust, muu hulgas selleks, et tema pärandus kestaks edasi. Aga kuna meie riik, mille iseseisvuse taastamisel kehastas Tiit teatavasti kandvat rolli, ei ole tema suhtes seda lugupidamist ja austust väljendanud, peame seda tegema meie, Tiidu sõpradena ja Eesti Vabariigi kodanikena, sest see on meie auvõlg. Just sellepärast sai Tiidule veel enne tema surma antud Eesti rahva tänumedal ja see on ka põhjus, miks avame täna siin selle ausamba. Mis seal salata, tegelikult vääriks Tiit palju suurematki tunnustust, aga ehk võime täna siiski öelda, et oleme teinud selle, mis on meie võimuses. Enne kui ma sõnajärje edasi annan, tahan tänada kõiki inimesi, kelle lahkel kaasabil sai SAPTK eestvedamisel selle mälestussamba püstitamine võimalikuks. Enne kõike tahan tänada meie sõpra, skulptor Paul Mändi, kelle pühendumine selle ettevõtmise väärika tulemuseni viimisel oli eeskujulik. Tänan ka kolleeg Indrek Petersood, kes koordineeris kogu ettevõtmist, samuti kõiki inimesi, kes ettevõtmisele kaasa aitasid, alates pronksi valust ja lõpetades ausamba vundamendi rajamisega kitsastes ajalistes raamides. Kahtlemata kuulub tänu ka Lääneranna valla juhtkonnale, kes näitas ettevõtmise elluviimisel üles head tahet ja lahket koostöövalmidust. Ja loomulikult tänan eriliselt neid tuhandeid inimesi, kelle rahalisele panusele toetudes sai ausamba püstitamine võimalikuks. Suur tänu teile kõigile. See näitab, kui paljude inimeste südametes elab Tiit edasi. Päris lõpetuseks peatun veel ühel mõttel. Nimelt sellel, et Tiidu pärand ei ole vaid midagi niisugust, mida minevikust meenutada. Vastupidi, see peaks olema suunatud ka tulevikku. Et see nii oleks, peaksime kõik mõtlema, mida me saame teha, et kehastada iseseisvuse ideaali ja seda oma elu läbi edasi kanda. Käies nii, et meil endil poleks oma tegude pärast häbi. Selles pürgimuses võiksime kõik püüda olla rohkem Tiidu moodi, ammutades tema eeskujust inspiratsiooni ja jõudu. Vaevalt leidub teist või paremat võimalust Tiidu pärandi edasi kandmiseks tulevastele põlvedele. See võiks olla sõnum, mida täna avatav ausammas jääb meile alatiseks meelde tuletama. Suur tänu teile veel kord tulemast ja tänan teid tähelepanu eest. Aitäh, Varro! Järgmisena on sõna Sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks nõukogu esimehel ja Objektiivi peatoimetajal Markus Järvil.
Exegi monumentum ere perennius, olen rajanud monumendi pronksist püsivama. Nende vana Rooma lüüriku Horatiuse sõnadega võib kirjeldada paljude inimeste elu, kellele ausambaid rajatakse. Ühel või teisel viisil tavaliselt head tehes, ent mõnikord ka kurja, vägivalda ja valskust külvates on nad oma elust teinud monumendi, mille tähistamiseks rajatud mälestussambad on vaid väline kiht ja kauge kaja. Süsteemi monumendid, mille vastu Tiit Madisson sangarlikult üles tõusis, on tänaseks juba 30 aastat prügimäel. Nõukogude kuritegeliku okupatsioonivõimu Leninid ja Stalinid koguvad parimal juhul okupatsioonimuuseumites tolmu. Tiidu mälestus aga elab ja kosub ning miski ei anna sellest paremat tunnistust kui sadade inimeste helde toetus, mille abil me oleme sihtasutusega perekonna ja traditsiooni kaitseks püstitanud monumendi murdumatule ja allaandmatule patrioodile, kelle mälestuse on Eesti riik süstemaatiliselt maha vaikinud. Ma tänan veel kord ka omalt poolt südamest kõiki annetajaid, kes Objektiivi vahendusel teostatud kampaaniale heldelt reageerisid. See ongi vaim, mida me Eestis peame edendama ning mida kehastas endas Tiit Madisson. Me ei vaata ammuli sui riigi poole, vaid teeme ise, kui vaja on. Exegi monumentum. Jah, Tiit rajas oma enda elu ja eeskujuga monumendi Eesti rahva mällu ja see mälestusmärk siin Lihula Vabadussamba pargis on üksnes selle monumendi vari ja kauge kaja. Kuid need Horatiuse sõnad kõlavad veelgi kaugemale ja tuletavad meelde, et meist igaüks teeb paratamatult enda elust monumendi. Surematu hing jääb püsima ka siis, kui kõik materiaalsed monumendid on põrbuks varisenud. Seda monumenti rajame ja püstitame iga päev oma tegudega ja selle monumendi tahumise peitlilöögid kõlavad igavikku ning püsivad seal. Võtke eeskuju mehest, kellele me siinse mälestuskivi pühendame. Olgu tema allaandmatu vaim, mis keset nõukogude stagnatsiooni ei kohkunud tagasi vangilaagrite ees ja vabatmehe väärikus, mis ei koogutanud ka uue Eesti Vabariigi ajal ühegi kohustusliku puusliku ees meile eeskujuks, et ühel päeval võiksime ka meie enda kohta öelda need sõnad, mille Tiit lausus minule antud intervjuus pea 6 aastat tagasi ning mis täna on sellele ausambale jäädvustatud. Väärikus tähendab käia nii, et sul endal poleks oma tegude pärast häbi. Aitäh! Suur tänu, Markus. Järgmisena saab sõna mälestussamba autor, skulptor Paul Mänd. Aitäh ja tere kõigile. No, peale selliseid kõnemehi on muidugi väga raske midagi öelda, aga ma püüan. Siin ja võtan ka eeskuju, et tänamisel oli väga tähtis koht, nii tahan ka mina tänada. Ma tahaks tänada südamest sihtasutust ja selle juhte Vaarat ja Markust, kes usaldasid mulle sellise väärika ja olulise töö teha nagu Tiit Madissoni mälestussammas. Ma tahan tänada Tiit Madissoni sõpra Rein Jõgi, kes aitas mind selle töö juures kõikvõimaliku materjaliga. Olgu siis fotod või meenutused või mis abiks oli. Aitäh, Rein. Ja Rein oli ka see mees, kellele ma oma valmivat tööd, siis valmivat bareljeefi esimesena näitasin ja küsisin väikse hirmunoodiga hääles, et kas see mees, kes siit vastu vaatab, et kas see on Tiit Madisson või ei ole. Ja veel tahan tänada Indrek Petersood, kellega me oleme selle tee kõrvuti käinud, kes on väga
kuni püstitamiseni välja, algusest kuni püstitamiseni, kes siis koordineeris ja ajas asja. Tänamistega on kõik. Cicerot ja Horatiust siit ei tule. Aga ma mõtlesin rääkida ühest asjast, millest keegi teine ei oska rääkida, on selle kuju valmistamine. Aga kuna Varro juba ütles alguses ära, et kõik või paljud tahavad sõna võtta, siis on üks väga pikaajaline töö, kus on peale minu väga palju töökäsi olnud, väga palju inimesi on selle kallal olnud, siis nüüd tuleb jälle tänamiskoht, pronksi valajad, Uusmonumentaalist, Kivimehed, Renottkivist, Mairo, kes tegi vundamendi. Et neid on palju neid inimesi ja see töö on väga aeganõudev. Kui see minuni jõudis, see plaan või mõte, et Tiit Madissonile mälestusmärk teha, sellest on möödas 1 aasta, 1 nädal ja 1 päev täpselt. Ja nüüd on ta siis püsti ja avamiseks valmis. Seega ka monumendi või mälestusmärgi tegemisest ma ei räägi teile. Aga ma räägin ühest seigast või ühest etapist, mis on nagu minu jaoks kõige olulisem. Ja see on päris algus. Ja ei ole võimalik teha, portreteerida inimest pelgalt fotode järgi, olgu sul siis 10, 20 või 100 fotot. Rääkimata sellest, kui sul 1 foto ainult on. Fotode järgi saab teha visuaali, välise kesta ja portreteeritava sõbrad võivad isegi inimese ära tunda. Ütlevad, et jaa, on seda nägu, on täpselt samasugune suur nina ja suured silmad ja suur suu ja kõik suured kõrvad. Et on sama, aga nagu hinge ei ole. Seetõttu tuleb inimest väga hästi tunda, kui teda portreteerida. Minul ei olnud õnne Tiit Madissoni tunda ega tundma õppida enne, kui seda tööd alustades. Nii et minu jaoks töö algas sellega, et ma läksin raamatukokku ja võtsin Tiidu raamatu Minu võitlus. Nii paksu. Ja lugesin selle kaanest kaaneni läbi väga põhjalikult ja väga süvenenult ja mõnda kohta lugesin 2 korda isegi. Et saada Tiidust pilt ja alles siis, kui mul see läbi oli, siis ma võtsin ette fotod, millega Rein lahkesti mind varustas. Seal oli siis Tiit noorena, Tiit vanana, Tiit vasakult, Tiit paremalt, Tiit talvel, Tiit suvel, Tiit soojal maal, Tiit külmal maal. Ja nendest fotodest, ma ei võtnud ühte fotot sealt, vaid nendest kõikidest fotodest ma panin kokku sellise koondportree, mis vastas sellele pildile, mis ma sealt raamatust sain. Ja selle koondportree järgi ongi see kuju nüüd siis tehtud. Ja veel ma tahaks öelda, et mul on olnud õnne teha nii mitmeidki mälestusmärke, reljeefe, bareljeefe, monumente isikutest. Ja alati ma olen midagi kaasa saanud. Ja seekord ma sain kaasa ühe väga väärtusliku mõtte. Ja ma ei hakka seda kordama, sest see mõte on siin kivil, selle mõtte ütles Varro välja, selle mõtte ütles Markus välja, see on ikka see sama mõte. Väärikus tähendab käia nii, et sul hiljem ei oleks oma häbi oma tegude pärast. Ilus ja lihtne, aga raske täita. Aitäh! Head sõbrad, head kohaletulijad, ongi aeg sealmaal, et avame Tiit Madissoni mälestusmärgi. Palun siis Varrol, Markusel, Paulil koos Tiit Madissoni poja Karl Jakob Madissoni ja vallavanema Ene Tähega lõigata läbi lint, mis mälestussammal olevat riiet kinni hoiab ja eemaldada kate. Siin on käärid, lõistame. Hakkame siis peale. Varro tuleb ees. Lõike siis teie. Lõike teie. Iga üks saab. Lõigake ühe koha pealt, lint läbi.
Siis võtke korraks kinni ja lõikame järgmise jupi ära. Igaüks saab ühe jupi ära lõika. Ja siis mälestus katte, mälestus näeb katte eest üle taha poole. Eestpoolt üle. Suur tänu ja järgnevalt pühitsevad mälestusmärgi preester isa Einar Laigna ja diakon Meelis Malk. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Jumal on meie häid kavatsusi ja töid alati õnnistanud ja lubanud ka täna avada ausamba vabadusvõitlejale ja Lihula vallavanemale Tiit Madissonile. Pühakirjas kutsutakse meid Jumala ande tänumeeles vastu võtma. Nõnda me teeme tänagi, kui Jumala sõna ja palvega palume õnnistust sellele mälestusmärgile. Pühakiri ütleb, me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käes, käteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Kõigeväeline Jumal, ole armuline Eesti maa ja Eesti rahva üle, et meie püüded vabaks saada ja vabad olla leiaksid heakskiitu sinu juures. Et me ei kannataks selles maises maailmas, vaid leiaksime õnne ja rahu juba enne taevariiki minemist. Aamen. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Austatud eestlased. Kui me vaatame ajalukku tagasi, siis viimasel 800 aastal on olnud 15 võõrvõimu. Praegune on 15. Meie ajalooline kogemus on niisugune, et on pendel, mis käib edasi-tagasi, ida-lääs, ida-lääs, ida-lääs. Vahel jääb mulje, et see pendel jääb seisma ühele poole. Ja ennäe, aeg saab täis ja pendel läheb jälle teisele poole. Me oleme kuulnud kõik niisugust õpetust, et aegadega pidi kaasas käima. Ajaga peab kaasas käima. Iga uue võimu ajal on püütud kohaneda ja ajaga kaasas käia. Aga ajad tulevad ja ajad lähevad. See lühike aeg, mida me tunneme ajalugu üldse, naeruväärne aeg, mingi 80 000 aastat, kas sellest on midagi üldse rääkida kosmilistes mõõdetes? Mis saab meist siis edasi, kui ajad aga muudkui tulevad ja lähevad
ja iga aeg nõuab midagi teistsugust. Kuidas jääda iseendaks muutuvates aegades? Küsimus on, kes me oleme. Kuna ajad tulevad ja ajad lähevad ja iga asja aeg saab täis. Milline võidurõõm oli öelda seda aastakümneid tagasi ühes tähtsas riigiasutuses, kes arvas ka, et nad on igavesed. Kui võis teile öelda, et kõik on ajutine siin ilmas ja kui aeg saab täis, ei hoia keegi püsti. Kuidas siis püsida muutuvates aegades, aga mitte lihtsalt püsida, vaid püsida väärikalt, iseendana, truuks jäädes esivanematele, ajaloole, traditsioonidele, oma kultuurile, oma keelele. Kaduvates aegades esindab kirik igavest ja lõpmatut. Kui me uuesti saime võimaluse teha oma riiki, siis õige ruttu hakati jälle klammerduma ajaliselt kaduvate asjade külge. Ja avalikus esinemises sai öelda välja, ärge siduge ennast kaduvate asjadega. Ärge siduge ennast liiga iga uue välisvõimuga. Siduge ennast sellega, mis on igavene ja kadumatu, siis me jääme alles. Kirik esindab seda ja läbi nende aegade, mis on muutunud väga erinevalt, on rahvas alles jäänud tänu kirikule, tänu sellele kultuurile ja kirjakeelele, mille kirik andis, sellele, et kirik hoidis inimeste hinges lahti igaviku ja lõpmatuse mõõtme. Selle vasta ei saa ükski maine võim ja seetõttu ajaloos me näeme kõige suurem jõud ja kõige suurem vägi on religioosne usk. Ja meie oma põhiseadus algab sõnadega: kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ehitada Eesti riiki. Ja Tiit Madisson kui Eesti rahvuskangelane on esitanud neid inimlikult kõrgeid väärtusi, hingeväärtusi. Aga ta tegi seda koos kirikuga, saades sealt jõudu. Kui me tahame rahvana püsida edasi, sest ka praegune aeg on väga ajutine, siis meenutagem meie hümni viimast salmi Su üle Jumal valvaku. Mu armas Eestimaa. Ja paluda temalt, et ta edasi meid hoiaks. Kui jääb alles püha seeme, siis jääb alles rahvas. Jumal õnnistagu teid selles. Sõber Tiit, Jumala armust tohime seista mälestussamba ees. Aga see, mis sa lõid, on igavikulise väärtusega.
Pühitseme sind selles vaimus. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, liquefit celum et terram. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Deus cuius verbo sanctificator omnia, benedictionem tuam e funde super creaturam istam, secundum legem et voluntatem tuam, cum gratiarum actione usus tueri, per invocationem sanctissimi nominis tui corporis sanitatem et animet et putelam, et auctore percipient, per Christum Dominum nostrum. Amen. Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Pühitseme sind ajalisse ja igavesse meie hingedesse. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja õnnistagu sind, Eesti rahvas, kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Ja Jeesuse nimel me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Kuna ma juba õnnistasin, siis on kõik. Suur tänu. Järgnevalt toimub pärgade ja lillede asetamine ausambale. Kõigepealt palun siis Varro Vooglaiul ja Markus Järvil asetada sinna sihtasutuse poolt kimp. Seejärel kõik teised soovijad saavad ka oma kimbud, pärjad ja lilled ausamba juurde tuua ja seejärel jätkame juba avamistseremooniaga. Palun, kes soovivad omad pärjad, lilled asetada, olge nii kenad. Daamid ja härrad, esineb Lihula gümnaasiumi muusikaõpetaja Andri Lobjakas. Tere ka minu poolt. On väga suur au esineda nii suure mehe ausamba mälestusmärgi avamisel, kuidas kellelegi, nagu oli Tiit Madisson. Esimeseks looks on Ma tahaksin kodus olla. Kaasalaulmine on vabatahtlikult kohustuslik. Ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad ja nende roosakad õied, kui
sünnima taevas, meie kohal jääb siiramaa. Suur aitäh, Andri, ja järgmisena saab sõna Lääneranna vallavanem Ene Täht. Tere, Tiit! Nüüd me saame ju öelda alati nii, kui me siit pargist sisse astume. Et tänu sulle tegelikkuses saame me lisaks nendele paljudele asjadele, mis sa siin omal ajal Lihula vallavanemana teinud oled, veel ühe asja alustatud. Ehk selles kultuuride pargi või väljaku siin selles Tohtripargis. On see ju üks osa tegelikkuses sellest suurest kontseptsioonist, milliseks see Lihula kesklinn varsti saab välja nägema. Ma arvan, et kõik, kes vähegi filmist ja loodusest lugu peavad, teavad seda, et just sinu algatus on siis Matsalu loodusfilmide festival, mis tänavu aasta saab alguse juba kohe-kohe varsti ja juba 20. korda. See ei ole ainult kuulus ju Lihulas ega Eestimaal, vaid on kuulsam kaugelgi veel, sest neid filme, mida kõik meie siin nautida saame, saadavad ju siia konkursile üle maailma. See on see pärand, mis on toodud Lihulasse ja see jääbki siia. Aitäh sulle selle eest. Ma tänan tegelikkuses selle idee autoreid. Ma tänan algatajaid, sihtasutust perekonna ja traditsioonide kaitseks teid selle asja ajamise perfektsuse eest. Oleks meie vallavalitsuse kõik koostööpartnerid sellised, kes mõtlevad kaasa, kuidas ühte asja luua. Luua nii, et kõik me saaksime selle tehtud kiiresti, rahulikult ja koostöiselt. Meie valla kõikidesse postkastidesse potsatas tegelikult hiljuti üks ajaleht. Ja selles ajalehes on ka iseenesest artikkel sees sellest, et täna püstitatakse siia mälestusmärk Lihula vallavanemale Tiit Madissonile. Hea sihtasutuse projektijuht Indrek, kellega me telefonitsi väga-väga palju rääkisime, kirjade teel tegelikkuses kirju vahetasime. Ma annaks sulle ühe pataka neid ajalehti. Et teada on ju see, et kui kirja oled sina pandud, siis siit sina enam välja ei saa. Järelikult see Tiidu mälestusmärk täna siin on väärikas kandva seda kõike edasi. Aitäh teile! Suur tänu ka sihtasutuse poolt Lääneranna vallale, siirad tänusõnad selle erakordselt meeldiva koostöö eest. Ja järgmisena saab sõna Lääneranna vallavolikogu liige Tiina Lobja. Armsad inimesed, Tiidust on räägitud siin kui poliitikust, kui vabadusvõitlejast, kuid on ära unustatud tema inimeseks olemine. Et tegelikult tunnen mina Tiitu aastast 1998, kui ta oma perega
oma 2 väikse lapse ja vanade haigete ema-isaga tulid siia Lihulasse kirikukülla Laiandi tallu elama. Ja sealt maalt hakkas meie tutvus. Järgmistel kohalikel omavalitsuse valimistel tegin ma talle ettepaneku kandideerida nimekirjas Ühtne Lihula. Ta kandideeris ja sai ka sisse. Ja sealt hakkas Tiidu kohaliku omavalitsuse valitsemise tee. Küll mitte esimesed 3 aastat ei olnud ta vallavanem, vaid järgmises korras, siis kui juba loodi koalitsioon ja Tiit oli siis vallavanemaks sai. Tiidu vallavanemaks olemise aeg oli tegelikult üks väga tore aeg, sest Tiit inimesena oli väga sõbralik ja vallavanemana ta ja juhina oli väga tark mees, et tema ei sukeldunud pisiasjadesse, vaid ta nägi suurt ja selget pilti ja ta lasi teistel tööd teha. Et ta sattus tegelikult parajasse intriigipessa, kuid piisas sealt ühe inimese vabastamisega, kui oli rahu majja toodud ja ametnikud said korralikult tööd teha ja meie vald sai edasi minna. Need olid head ajad. Tiidu valitsemise ajal ehitati meil uus raamatukogu, muusika- ja kunstikool, korrastati väga palju teid ja tänavaid ja Lihula muutus palju kaunimaks. Ja loomulikult ei saa üle ega ümber sellest suurest, kõige suuremast projektist Matsalu rahvusvahelisest filmifestivalist, mis toob kuulsust kogu Eestile. Ja oma perele, oma lastele mulle väga meeldis, kui peale Tiidu surma tema tütar Anna-Maria sotsiaalmeedias postitas oma isast loo kui isast, kuidas tema isa muretses kogu aeg, et kas nad on söönud, kas nendel on kõhud täis ja kas nendel ka on kõik korras. Ja ma tean, kuidas ta hoolitses oma vanade vanemate eest ja tean tema seda inimlikku külge, et ta oli väga südamlik inimene ja väga hea huumorisoonega veel peale selle, et ta ei olnud mingi vihapunn, vaid ta oli üks tore rahvamees, eks sellepärast teda ka Lihulas austati ja ta ka valimistel nii palju hääli sai. Ja mina tahangi jätta teile just Tiidust selle mälestuse, et tegelikult oli ta inimene ja väga tore inimene, väga hea südamlik inimene, töökas, eelkõige hea isa oma lastele ja hea poeg oma vanematele ja meile kõigile, kes me tol ajal vallavalitsuses töötasime ja oli ta väga hea kolleeg ja väga hea juht. Aitäh teile! Suur tänu, Tiina! Järgmisena on sõna Lääneranna valla volikogu liikmel Meelis Malgul. Tere teile kõigile ja mul on üüratult hea meel, et Tiit on saanud siia Lihula Vabadussamba parki omale mälestuskivi. See rõõm, kuidas austatakse ühes väikses kohas Eesti vabaduse eest seisjat, Hirvepargi mõtte maale toojat, kuigi tänane seltskond eriti enam seda ei taha tunnistada. Ta on nii palju andnud oma seest, on siin kiidetud teda oma haususe, sirgjoonelisuse, lõbususe ja kui üks mees annab endast nii palju, siis see jätab kuskile selle hea ja toreda jälje. Mõlemad eeskõnelejad
lugesid üles Lihula vallavanemana Tiidu suured teod. Matsalu filmifestival, veel paljud asjad. Aga Tiidu ajal juhtus veel üks lugu. Juhtus see lugu, et mees oma sirge seljalisuga pani ühe samba siia üles. Ja sama palju, kui on toonud Matsalu filmifestival kuulsust Lihulale, sama palju on kuulsust toonud ka Lihula sammas, mille 2. septembril Eesti Vabariigi valitsus maha võttis. Mul on väga hea meel, et Tiidu sammas siin on. Aga mul on kurb, et me täna ei saa avada 2 sammast korraga. Mõte oli, et kui Tiidule saab siia samba, saab siia kõrvale ka Lihula samba mälestuskivi. Ma loodan, et see juhtub õige vea, varem kui me arvatagi oskame, sest ajad on sellised, kus ühtesid sambaid võetakse maha, teisi pannakse ülesse. Ja see sammas, mis Tiidu ajal ülesse sai, see on mingis mõttes vabadussammas. Ta on teise vabadussõja sammas. Mis saab ilusamalt olla, kui siin pargis olla 2 vabadussõja samba. Aga suur tänu kõigile ja suur tänu Tiidule, et ta oli meie keskel. Et ta näitas meile seda sirget selga, julget meelt ja õiget Eesti kangust. Aitäh! Aitäh, Meelis! Ja järgmisena on sõna Riigikogu liikmel ja ajaloolasel Jaak Valgel. Head inimesed, daamid ja härrad, eks muu sõnavõtt paratamatult nüüd natukene kordab eelkõnelejaid, aga võib-olla see ei olegi halb, et võib-olla see näitab 2 asja. Esiteks seda, et mitmes kohas sarnased mõtted on tavaliselt head mõtted ja teiseks seda, et Tiit ei olnud kahepalgeline, et me kõik lugesime teda ühtemoodi. Jah, et eks selle mälestusmärgi tõesti lõi Tiit endale ise oma elu ajal, oma elu ja võitlusega. Aga seda materiaalset poolt, mida me siis täna avame, et sellel on ikkagi suur sümboolne tähendus. Nimelt ei püstitanud Tiit siis oma eluajal endale seda vaimset ausammast tänu mõjukate isikute austusele, vaid vastupidi püstitas omale ausamba mõjukate inimeste põlgusest hoolimata. Ja sügavalt sümboolne tähendus ongi täna see, et selle Tiidu iseendale püstitatud mälestusmärgi materiaalse vormi kutsus ellu mitte mõni Eesti riigiasutus, vaid Eesti kõige mõjukam ja Baltimaade ja Põhjamaade kõige mõjukam kodanikuorganisatsioon, sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks. Ja suur tänu ka skulptor Paul Männile, suur tänu SAPTK-le. Nüüd ma siis luban endale tsiteerida enda 2014. aastal Sirbis avaldatud artiklit, see oli siis veel see aeg, kus mind ka Sirbis avaldati. Ja tsiteerin niimoodi. Madissonil on jõudu ja tahet olla teistsugune ning mitte selline teistsugune, keda poliitkorrektsuse kandjad meid sallima manitsevad, vaid täiesti iseseisev teistsugune. Ja see ongi just see, mida karjääri ja massi inimene kõige õelamaks teeb. Nii soveti ajal kui praegu. Pealegi võib Madissoni suguste vähemust
erinevalt näiteks homoseksuaalidest või mustlastest, sajatada mitte ainult täiesti karistamatult, vaid selle sajatamisega meie maailma vägevate silmist lojaalsust näidates kannuseid teenida. Niisiis on Madison küll kuulus, kuid masside austust ja vägevate soosingut pole selline poliitkorrektsusetu teistsugusus talle toonud. Ka Nõukogude režiimi vastu võitles ta valel ajal, siis kui kollektiivsed mõttemustrid niisugust tegevust kasutuks või isegi pigem kahjulikuks pidasid. Jah, tõepoolest, Madison oli müürimurdja, kes siis ründas lippude lehvides ja ennast säästmata seda müüri kõige tugevamas ja hirmu äratavamates kohtades. Aga seal, kus nägi kõige suuremat ebaõiglust. Ja mõnikord võib-olla ei valinud ta oma võitlusi ka kõige otstarbekamalt. Nüüd, 2022. aastal on siis üksikvõitleja Tiit Madison juba ära teeninud paljude julgemate kaasmaalaste eestlaste austuse ja ma usun, et Tiit on selle eest tänulik ja teab, et poliitkorrektsete, mõjukate isikute soosingut ei teeni ta ära mitte kunagi. Ja ma julgen arvata, et ta seda ei tahaks ka. Ja vähe sellest, et ma arvan näiteks seda, et kui mingi ime juhtuks ja Eesti praegune valitsus hakkaks asja eest teist taga Tiidule tunnustust avaldama, et siis see teeks ta üpris murelikuks. Ja ma arvan ka seda, et siis ta laseks lendu mõne krõbeda sõna. Ma üldiselt tean ka, mida ta ütles, aga ma ei hakka seda siin kordama. Sellepärast, et see valitsus kägistab oma kodanikke majanduslikult ja soodustab massiimmigratsiooni, mille vastu on Tiit alati võidelnud. Ja lõpetuseks veel üks mõte. Iga rahvuse säilimise ja edenemise tagab teatav proportsioon siis rindemeeste ja nende vahel, kes kindlustavad tagalat. Ja mina olen Tiiduga selles mõttes nõus, et ka minu arvates on meil see proportsioon käest ära. Tagalamehi on liiga palju. Ja Tiit oli rindemees ja kui me tahame siis tema aateid edasi viia, siis tuleb tema tegevust jätkata, ehk siis olla rahvuslik rindemees. Kas naine või mees, peaasi, et Eesti naine ja Eesti mees, nii nagu vabadussõjalased oma lendlehti pealkirjastasid. Aitäh! Suur tänu, Jaak. Ja järgmisena palun Kivisildnik alias Sven Sildnik. Järgmise Riigikogu liige. Tere! Mina olen Tiit Madissoni kolleeg vähemasti kahes mõttes. Üks asi, et ma olen kirjutanud suurepäraseid raamatuid nagu Tiit ja teiseks olen ma olnud temaga ühes parteis. Kunagi tudengi, see vist oli ikka hilis tudengipõli, kus oli Madissonil käsil Eesti Rahvuslaste Keskliit, siis ma olin Tartu juhatuse mingi pressiinimene, kes küll vist ühtegi pressiteadet ei kirjutanud, aga ei olnud ju vaja. Madisson oli ju tuntud ja usaldusväärne ilma igasuguse liigse lobata, ega seda meediapindaga kuskilt eriti võtta ei olnud. Aga see selleks. Et ma lubasin korraldajatele, et ma täna loen siin ette katkendeid valmivast eeposest, mis siis räägib Tiit Madissoni elust ja tegevusest ja mille töö pealkiri on Kangelane. Aga nüüd kuulates siin neid pidulikke kõnesid ja vaadates seda kaunist sammast ja kogu seda õhkkonda, siis ma ikkagi mõtlesin ümber, et see lihtrahva krobelises keeles, teate ju minu keelekasutust küll, aga see nüüd siin hetkel võib-olla kõige sobivam, et siis ma teen oma ettekande ajakirjanduskeeles, vähem tüli ja pahandust ja ehk saab ka paremini aru. Ja teema valikul siis kirjanik ikka kasutab võrdpilti, et milline see võrdpilt siis nüüd nagu oleks. Et selge, et Nõukogude võimu vastu ja nii ja Eesti riigi poolt, aga et nagu oleks seda ühte selget pilti vaja, et kas nüüd süstimise võrdpilt või siis elektri hinna võrdpilt.
aga kuna ma ei ole süstitud, siis see variant langes ära ja eks need, kes süstitud on, teavad isegi, mis see endaga kaasa toob, et ma siis jään nagu elektri juurde ja lugu on siis selline, muidugi sealt eeposest, aga ma nüüd tõlgin ta siis filmi või ajakirjanduskeelde. Selline lugu, olin talus ja talus ikka kord on elekter ja teine kord ei ole ja lähen kööki, laelamp ei põle, no nii. Aga samas ma tulin ju raamatukogust ja lamp põles. No kas on katki läinud, vaatan esikus sama asi, ka tuli ei põle. Nii, aga ikka raamatukogus ju põles. No lähen siis lampi, seinalamp vaatan. Nii, seinalamp hõõgub niimoodi vaevaliselt, hõõgub. No, eks lampe on igasuguseid, seal olid hõõglambid, LED-lambid, mingid torud ja siis, mis nad seal on, eks ole, halogeenid, igasugused. Aga sellist asja ma olen ju talus elanud seal järgipidi 6 aastat ja jupikaupa, väga pikalt. Ei ole sellist asja olnud, et ühed lambid põlevad ja teised ei põle ja kolmandad siis hõõguvad imelikult. Kontrollisin kõik lambid üle, enamus ei põlenud. Mõni üksik põles ja siis mõni üksik hõõgus. Talu on suur, eks ole, see on rehetare, seal neid lampe ikka on. Ja siis eks need inimestega on samamoodi nagu selle lampidega, et mõni põleb ja mõni ei põle ja suurem osa ei põle ja mõni siis on nüüd pooles vinnas hõõgub nagu sea silmnurgas, et on igasuguseid on. Ja mul väga meeldis, kui siin üks väga auväärne kodanik mind nähes, küll see on üks hirmus inimene. Inimesi on igasuguseid, kõik ei saa ilusad ja targad olla, mõni peab luuletama ka. Ja nii. Ja eks siis selle elektriga oli midagi, et ära ta nüüd ei olnud, aga arvuti käis, aga need raadio ei läinud käima. Ühed lambid põlevad, teised ei põle. Et mis asi see on, et see on nagu Eesti rahva elujõuga, et eks ole, enamusel nagu ei ole seda üldse. Mõnel on siis niimoodi nagu natuke hämaralt midagi kumab ja siis mõni üksik põleb. Et see Tiit Madisson oli nagu see mõni üksik, kes põles ja ütleme, et inimeste hulgas neid põlejaid on muidugi veel vähem kui lambipirnide hulgas, et selles mõttes müts maha. Kindlasti ei ole see lihtne. Ega seda elu, ma ei tea, kes seda elu nüüd tahaks elada, vangis ja paguluses ja sotsialistid narrivad ja häbistavad ja kõik. Lähe need äriasjad hästi, ükski asi ei lähe hästi. Aga mõte on ju õige. Minu arust, kui sa oled lamp, siis sa peadki põlema. On siis elektrit või ei ole. Kui ei ole rahval elujõudu, siis põled sellega, mis on. Ja selle vähesega tulebki põleda. Et see on Tiidu õppetund ja minu mõelest üks selge võrdpilt. Ja olen tänulik, et ma olen Tiitu ise tundnud. Mulle tema sõnavõtud ja raamatud on alati väga meeldinud. Mulle meeldib, et see kuju on siin olemas, et siin on inimesi, et siin on väga toredad korraldajad ja tegijad. Aitäh kõigile! Suur tänu ja järgmisena on sõna Riigikogu liikmel Kalle Grünthalil. Hea rahvas, ei ole mingit kahtlust, et Tiit Madisson oli Eesti Vabariigi eest võitleja. Ta võitles siis, kui Nõukogude ajal, kui praegused suured tegijad hoidsid varju. Ta võitles ka siis tõelise Eesti eest, kui oli olemas juba Eesti Vabariik. Groteskne aga on see, et mõlemad riigid panid Tiidu vangi selle eest, et ta armastas Eestit. Ma ei räägi pikalt. Aga üks asi, mis on täna jäänud ütlemata. See, et teda karistati mõlema riigi poolt, on ju tegelikult lakmuspaberiks sellele, mis meil siis Eesti riigis toimus ja mis on praegu toimumas. Aitäh, Tiit, selle eest, et sa paljastasid Eesti Vabariigi olemuse juba oma tegevuse ajal. Aitäh sulle! Aitäh! On aeg jällegi kuulata laulu. Palun, Andri Lobjakas! Järgnev lugu
metsavendade laul. Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punased. Aitša, aitša, ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad eestlased. Ja sinu sõstra mustad silmad ei liial ununed, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad eestlased. Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha tiiblat teenida. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad eestlased. Ja oma lippu sinimusta valget me ikka au sees hoiame. Ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, 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 ai velle, me metsavennad eestlased. Aitäh! Suur tänu Andrile ja järgmisena saavad sõna 3 Tiit Madissoni kamraadi ja kaasteelist. Kõigepealt palun Jaak Mosin. Austatud rahvuskaaslased, lugupeetud kamraadid. Tiidu kohta on täna nii palju räägitud ja nii palju häid sõnu öeldud, et ma nagu ei oskagi midagi rääkida. Aga rääkimata on võib-olla jäetud seda, et Tiit oli rahvuslane. Tiit oli eestlane. Ja selle nimel, Eesti rahvuse nimel, ei Tiit kunagi kompromissi. Meil on täna välja kujunenud imelik olukord. Me siin räägime Eesti Vabariigi kodanikest. Kes need Eesti Vabariigi kodanikud on? Neeger on Eesti Vabariigi kodanik. Araablane on Eesti Vabariigi kodanik. Venelane on Eesti Vabariigi kodanik. Ukrainlane ja moldaavlane ka. Eesti Vabariigi kodanikud ei ole kunagi kandnud edasi ei eesti keelt ega eesti kultuuri. Seda on teinud põlisrahvas eestlased. Teiseks, Tiit oli Eesti Leegioni sõprade klubi auliige. Tänu Tiidule astusin mina ka Eesti Leegioni sõprade klubisse. Eesti Leegioni sõprade klubi paar päeva tagasi viis läbi suure ürituse Sinimägedes. 70 000 Eesti meest sõdis teisest vabadussõjast Eesti riigi vabaduse ja suveräänsuse eest. Ei, need mehed on süüdi, et nad pidid sõdima vales mundris, aga vaenlane oli neil õige. Ja täna ma leian, ma ei hakka pikalt rääkima, ühe lihtsa asja. Lihula ja Lihula
vallavolikogu on Tiidule ühe asja võlgu. Ta on võlgu selle sama samba, mis siit omal ajal Eesti Vabariigi nimel ära viidi. Tänases Eesti Vabariigis ongi imelik, et Eesti Vabariigist võib sõdida ainult tead ühe sõnaga tema eest Vene mundris. Teises mundris ju Eesti Vabariigi eest sõdida ei võin, sellepärast põhjenduseks toodi, et Eesti mees on vales mundris. Ja kui nüüd Lihula vallavolikogu ja vallavalitsus teevad otsuse ja selle samba siia tagasi panevad, siis ma usun, et Tiidul seal üleval seda vaadata on väga suur rõõm ja ta on väga rahul sellega. Aitäh teile kõigile! Suur tänu! Järgmisena palun Mati Talumaa. Tere, kallid kohal siin viibijad. Ma ise ei hakka nagu pikka kõnet pidama, aga mul on üks kamraad, kes saatis ühe teksti, mille ta palus siin ette lugeda. Ja seda ma ka teen. Leian, et loogiline ja loomulik on täna rääkida Tiit Madissonist, mehest, kel oli olemas visioon ja arusaam Eestist kui heaoluriigist. Mees, kes oli pühendunud võitluseks valitseva süsteemiga. Võib eeldada, et ta sündis selleks. Nii. Tiit oli juba noorusest progressi ja vabaduse poolt. Näiteks võib tuua hipiliikumise, kelle etteotsa ta ennast sättis ja ka populariseeris. See toimus 79. aastate paiku. Samal aastal asutas ta oma esimese Nõukogude vastase organisatsiooni Balti apelli levitamise komitee. Madisson oli aastatel 80–86 NSV Liidu poliitvang, viibis 4 aastat Permi oblastis, poliitilise vangina vangilaagrites ning seejärel asumisel Ida-Jakuutias Kodumaal. Pärast vabanemist asutas ta 15. augustil 1987 rühmituse MRP aeg. Tähendab, tal oli midagi öelda, samal ajal kui 1,5 miljonit eestlast leppisid sellega, millises riigis nad elavad. Ülo Voogland on pühendusena kirjutanud temast nii Tiidule kui allaandmatule. Allaandmatu on see, keda on võimatu võimu poolt alistada ja orjastada. Kas pole tabav fraas? Tiit Madisson kehastas endast Eesti iseseisvuse ja vabaduse vaimu. Olen Tiiduga palju vestelnud, kuigi mõningad arusaamad poliitikast olid meil erinevad. Tiit oli avalikult võitleja, armastas massietendusi. RSP oli just selline projekt. Kirvepargi miitingu järel, mille üks vedajaid oli, saadeti ta 1987. aasta septembrist NSV Liidust välja. Tiidu kohta peab ütlema, et oli vabadusvõitleja, kirjanik, poliitik ja patrioot. Mulle meeldis Tiidu ütelus, mulle on eluaeg hakanud vastu ebaõiglus ja olen selle vastu püüdnud ka võidelda. Ka praeguses Eestis on sotsiaalset, majanduslikku, õiguslikku kui ka riiklikku ebaõiglust küllaga. Minu hinnang meie rahvale võib tõesti olla karm, kuid seda ei saa üldistada kõigi kohta käivaks. Minu arvates on 10–20% säilinud individuaalne mõtlemisvõime, ülejäänud on propaganda poolt ära peidistatud. 96. aastal mõisteti Madisson Eesti Vabariigi poolt süüdi riigipöördeks, tingimuste loogimiseks ja selleks võimaluste otsimiseks ehk kuriteoks, mida ta ise on eitanud. Tiit oleks võinud minuga aru pidada sel teemal, sest anda tagumikku endistele kommunistidele valitsuses, kel puudub moraal ja eetika, selleks pole palju vaja, et sellise projektiga hakkama saada. Võib-olla on aeg nüüd käes selleks, kuid kust ja kuidas leida toetajad sellele projektile, sest Madisson maeti 2. septembril 2021 Lihula kalmistule. Kommunistid kindlasti rõõmustasid, et nüüd vast saab rahu. Kirjutasin 2 kuud tagasi kirja kõigi Riigikogu liikmetele, et soovin Eesti riigil saada pensioni. Mulle ei vastanud ükski neist. Tuleb välja, et nad on unustanud mind. Nagu nad nüüd võivad enda ajaloo prügikasti visata Tiidu. Kui suutsin esimesena ja ainukesena Nõukogude Liidust pressida Moskvale peale idee Eesti iseseisvusest, siis kergem on hakkama saada nende juhmide kommunistega, kes on harjunud istuma Toompeal. Arvan, et isegi Tiit oleks minuga nõus. See, et mälestusmärk saab Tiidule paika, on määrimiselt õige lähenemine
Eesti ajaloole. Me peame mäletama neid, kes on meie ees seisnud, lootuses, et tulevased Eesti põlvkonnad kannavad seda ideed edasi. Tiit oli mees, kellega ma ainukesena suhtlesin dissidentidest, sest temal oli ideid ja mõtteid. Seega on ta ära teeninud minu austuse, lugupidamise, heasoovlikkuse ja igavese mälestuse. Budistina arvan ja loodan, et Tiit on juba uuesti sündinud siia ilma tagasi. Võib-olla isegi Eestis nii, et 20 aasta pärast võib näha, kes mida teeb ja propageerib valitseva süsteemi suhtes. Igavene au ja kuulsus Tiit Madissonile. Selle kirja kirjutas Vello Väärtnõu Rootsist. Tänan tähelepanu. Aitäh, Mati! Ennem veel, kui saab sõna kolmas Tiit Madissoni kamraad, palus sõna Ahto Laane, kes räägib Tiit Madissoni pärandist. Palun! Tere, jah, ega mingit suurt pärandit, aga Hirve pargis siis, mõne sõnaga. Sai siis sinna koha peale mindud, hea küll, räägime kõigepealt lühidalt Tiit Madissonist, põhjus on Hirve park. Ma ei mäleta, kas on 87-88, kui ma ka noore jõnglasena siin läksin, selline pubeks nagu ma olin. See oli see üritus, kus rongkäik läks pärast Hirve parki siis linnahalli eest läbi. Hiljem, kui ma õppisin Eesti Riigikaitse Akadeemias mendiks, inimesed tulevad, ma pidin olema kapa nuhk, ma kuulan seda pidevalt. Siis oli Draamateatri ees, see oli 95 aasta või 6. Koguti allkirju siis, et Tiit Madisson vabastaks. Ma astusin ka läbi, kirjutasin oma allkirja ja siis päev hiljem kutsuti mind siis kooli prorektoriga käest välja ja taheti välja visata. Et miks ma kurjategijaid niimoodi toetan. Need on minu mälestused Tiit Madissoniga, nagu ma eelmine rääkisin aasta tagasi. Sain põgusalt koos olla, 3 tundi autos aega veeta. Seal ei ole lärmi, seal on teisi inimesi, seal on õlut. Oli rahu, saime rääkida ja pärast Saaremaalt tagasi sõites 3 tundi veel rääkida. Tiit Madissoni silmades oli inimese silmad ja vaade, kes on kannatanud. Kes on kogenud kannatamist, see teab, millest ma räägin. Ta oli töömehe käed. Ja seda võin kinnitada, et ta oli väga soe südamel, kuigi tal olid omad teemad. Hirve park. Kell 5 hakkas pihta, 4:30 läksin kohale. Jüri Liim, siis Isamaaliidu, nüüd siis, ma ei taha midagi halvasti öelda, maskotina. Ma ei tea, millegi Isamaaliit on Jüri Liimi siis endale süle koeraks teinud. Vabandust kogu lugupidamas Jüri Liimi ees, sest et kui Jüri Liimil oli siis pronkssõduri saaga kaelas, siis olin ma üks väheseid, kes tema kõrval oli. Ma nägin kõrvalt ilusasti, kuidas põhimõtteliselt seda meest ruineeriti. Kuidas ringkonnakohtus oli kohtunik Paap, mõistis Jüri Liimi süüdi, mis iganes see surmapatt oli. Kohtunik Paap oli see, kes ka Tiit Madissoni ja Nikluse Siberisse saatis. Tore Eesti Vabariik, eks? Siukest huvitavad momendikesed siit ja sealt. Ma lihtsalt koogidan, et te teaksite. Ja Jüri Liim kannatas päris korralikult. Tema kõrval ei olnud enam inimesed. Miks ta oli ja nii edasi, aga tema oli ka hammasrataste vahel. Miks on need lood niimoodi, et Hirve pargis enam Tiit Madissoni nime ei tohi nimetada? See on nagu Harry Potteri muinasjutt, kus ühte nime ei tohi nimetada. Ja sellel teemal Andres Kait, kes pidi 4. sõna saama, kus oli Tunnekelam, Lagle Parek, igasuguseid surelisi ja värvilisi veel. Ja kõikide sõnavõtud olid siis sellised, et mina ja Madissonist mitte midagi. Ja siis ma olin veendunud, et teate, see ei ole mitte mingisugune paranoia. Madissoni pärandi kustutamine hakkab kus kohast? Kõige olulisemastest kohtadest, nagu Hirve park. Ja Andres Kait tõsteti siis eelviimaseks ja selleks ajaks oli siis väärikas õukond minema läinud, jalutanud kahju. Andres Kaidi kui Tunnekelam muidugi oma kõnet pidas ja rääkis, mis on patrioot on. Minu jaoks on alati küsimus, et miks patrioodid peavad igal pool tõestama, et nad on patrioodid. Kui ma tean oma hinges, et ma olen eestlane, siis ma ei käi ringi ja taandal vastu rindu, et ma olen eestlane. Alkoholikud tavaliselt või narkarid räägivad, et ma ei ole täis või nii edasi. Ma ütlesin, et see on nagu mingisugune sümptom.
ja nüüd see väga ilusti räägib, kuidas Varga peas müts põleb. Need, kes tihtipeale ja pärast ma siis Tarmo Kruusimäe käest küsisin ka, et kuule, et ütleme seda asja, et mis see Tiit Madissoni nimes siis nii kohutavat on. Ma ei saanud vastust. Igal juhul Andres Ait siis eelviimasena rääkis. Ja kui Tunnekelam siis oma kõnet pidas, siis ma astusin Andres Aidi juurde, ütlesin, et kuule, et jutud räägivad, et Tunnekelam olevat enne Irveparki andnud parteisse avalduse. Aga jutud räägivad, et olevat ka peale Irveparki andnud avalduse, et kumb siis õige on. See Andres Ait oli kohe kõvaliga, jaa, see on väga hea küsimus. Me olime esireas ja siis Andres Ait ütles ilusti kõva häälega. Ja, et ta andis 85. aastal avaldus sisse, seda ei vastatud, siis ta andis veel ühe ja siis 88. aastal ta siis esitas kaebuse. Ja kõik see esimesed 2 rida vaatasid meie poole, Andres Aidi poole ja siis isegi Tunnekelam vaatas ülevalt siis alla niimoodi juba siukse äreva näoga, aga see oli täiesti nagu saatuse pealt juhitud teema. Sina habemekaitse kohal, sa nägid seda, eks ju? Ja siis Andres Aid ütles, et ta andis enne ja pärast siis põhimõtteliselt avaldused kommunistlikusse parteisse. Mõtlesin, et päris huvitavad vabadusvõitlejad siis on meie keskel. Mul oli põgusalt ka võimalik rääkida Lagle Parekiga, kellel hakkasid käed värisema, kui ma hakkasin Madissonist rääkima. Huvitavad represseeritud, kes käivad Siberi laagrid läbi ja kellel hakkavad käed värisema ühte Eesti nime nimetades. Marianne Kelam, kes on Eesti paguluskogukondades olnud, temaga ma pöördusin pagulusteemadega rääkida, teda üldse ei huvitanud. Ja kui Lagle Parekil ma ütlesin, et võib-olla te räägite siis ka Eesti tulevastele põlvkondadele siis oma kogemustest, siis ta ütles, et mina ei viitsi, ma olen liiga vana juba. Missugused inimesed keelduvad oma pärandit jagamast tulevastele põlvkondadele, kui need on unikaalsed? Eks igaüks läheb siin iseenda vastuse. Ja kõik see hakkas nagu hapuks minema, kui siis Andres Aid ikkagi lõpuks võttis sõna, ta rääkis represseeritus Niklusest, Jüri Kukest ja muidugi Madissonist. Ja siis sai mina see võimaluse ja läksin, ütlesin, et aga kuidas me siis teeme siin? Ma ei tea, miks Jüri Liim mind üleüldse sinna nimekirja pani lõppesinejaks. Praegu ka, ma ei tea, saatus. Ja see on lihtsalt oluline, ma räägin need momendid ära, see on ajalugu. Ja igal juhul ma rääkisin, et kuidas me see võtame, et siis me teeme suured üritused ja me enam looja nime nagu ei mainigi või? Kas selle asja nimi ei ole mitte vargus? Ja kas Eesti rahvas jääb kestma ja kultuur jääb kestma, kui me õpime varga ja valetamise kombed ära? See on elementaarne väärikuse küsimus, kas meile meeldib see nimi või mitte. Ja ma ütlesin, et võtame nüüd kõige hullemad jutud, et Tiit Madisson oli kohutav NKVD agent või siis NKVD-ga koos tehti see Irvepark ja siis see nimi on ikkagi seal. Ja miks me see maha vaikime? Kui me seda enam ei julge, mis vabaduse eest me enam ei julge, mis üldse võidelda. Mind ei visatud kividega surnuks, õnneks. Ma rääkisin ka kaitsepolitseist natukene, siis Tiit Madissoni nendest kaitseinglitest. Teile kõigile. Jüri Pihli abikaasa oli Lavly Pihl, Lavly Perling. Nüüd saab kohe kapo juhiks Martin Perling, kelle abikaasa ta jälle on. On huvitavad anomaaliad. Kas kunagi kusagil maailmas on sellist asja olnud, et ühe abikaasa mõlemad mehed on kapo juhid? Jüri Pihl oli peaprokurör. Lavly Perling oli ka peaprokurör. Kuhu firmasse läks Jüri Pihl peale suurt kaitsepolitsei loomistööle? Kas see on Vene riigifirma? Võib-olla siit hakkavadki Eesti rahva tõelised kannatused pihta. Miks nendest asjadest ei räägita? Miks need asjad juhtuvad? Ja siit hakkasid ka Tiit Madissoni kannatused pihta. Ja nii palju veel, et pärast seda kõnepidamist, kus ma rääkisin, et meie endi valida, kus meie ausus ja väärikus pihta hakkab. Kui me enam ausad ei julge olla, siis seal ei ole ka väärikust. Ja siis kultuur kindlasti ei säili. Siis ei ole ka vabadusvõitlust, aga mitte midagi. Ja siis, kui ma hakkasin ära minema, siis 100 meetrit eemal tuli Tarmo Kruusimägi oma 2 sõbraga tõmbasid ringi ümber ja tõuklesid ja ma saan aru, et prootseerisid tüli ja nii edasi. Ja sõimasid, karjusid kohe. Et miks ma ürituse ära rikkusin ja nii edasi. Ega see ei olnud vist esimene. Võib-olla natuke tahumata sõnad esineja ma eriti pole olnud.
võib-olla labased küsimused, aga keegi peab neid küsima. Ega me pärast Tarmo Kruusimäest küsisin, et miks sa mind avalikus kohas nagu Riigikogu liikmena ründad. Kas sul ei ole nagu kohustusi või sul on siis Riigikogu liikmena ainult mingid õigused või privileegid? Mina tean, et õigustega kaasnevad samaväärselt ka kohustused. Elamis näeme, aga üks asi. Tulevikus, lõpetangi. Kui me ise oma suurmeeste pärandit ei kaitses, mitte keegi teine ei tule neid kaitsma. Täpselt samamoodi nagu kui me ise eestlastena oma õigusi ja oma kultuuri ei kaitse, ükski teine võim seda ei tee. Seega Hirvepargis, ärge laske seda üle võtta. See ei ole niimoodi, et Tammsaare teosel Tõde ja õigus kirjutatakse uus autor ja siis loetakse seda ette. See peaks kehtima ka autori õigused. Ma soovitan Varrol ja Markusel see läbi uurida, seda tõenäoliselt ei saa niimoodi kaaperdada need üritused. See on autori õigust, kui see on inimese vabast ajast ja vabast tahtest loodud. Nii et vaadake need asjad läbi. Lõpetuseks. Vaatasin ühte ilusat saadet, broadcastingut, kus üks saatejuhtidest järsku tema tütar siis kes tuli ta enam nagu tütaid taga, ta võttis see tütre endale ilusti sülle. Ja selle tütre silmadest vaatas lapsik lootus, see päikesesära siis. See lapsik lootus, kui me ise seda hoiame ja pärandame oma lastele selle ühiskonna, mis me suudame hoida, siis nii palju või vähe rikutuks need lapsed ka saavad. Ja see on see ohverdus ja pingutus, mida kindlasti igaüks kindlasti ka teeb. Ja see soe tunne on selle aasta üks kõige soojemaid tunneid, mis minu südames. Kes teab, mis saatest ma räägin, siis teab. Aitäh! Suur tänu ja viimasena palun siis Tiit Madissoni sõber, kamraad, kaasteeline Rein Jõgi. Tere kõigile! Ma loen ka siis oma teksti ette ja hakkab pähe õppima. Elame huvitaval, närvesööval, parajalt soojal ajal. Maailm on pea peale pöördumas ja ka Eesti riik ei hoia ennast tagasi. Elektri hind on tõstetud taevasse ja maha on võetud hulk reeturite, terroristide, kommunistide, okupantide ja muude kurjategijate mälestussambaid. Aastakümneid oli riik nagu talveunes, aga näed, lõpuks ärkas üles, sai ilma kelleltki nõu küsimata aru, et kommunism on halb ja okupatsioon on samuti jõledus. Ning auväärselt pole selles kõigis midagi. Läheb veel ehk mõni inimpõlv ja riigil tuleb järgmine mõte. Kes teab? Punamonumentidest ei ole mul kahju. Kurvaks teeb see, et väga vähe on maha võetud jurakate asemele panna. Eesti riigi lammutajaid ja lõhkujaid, rahva orjastajaid on olnud palju, ülesehitajaid vähe. Üritan meenutada väärikaid aatemehi. Hetkel ei meenu kedagi peale Tiit Madissoni. Eesti on suur ja lai. Meie ajalugu on ilmatu pikk, 11 000 aastat. Ja tulemus on siin teie ees. Üks ausammas, mille üle võib siiralt uhke olla. Ja see siin ei ole mingist odavast Tšehhi klaasist. Mingit jama ei tohiks tulla. Täitsa ausamba moodi ausammas. Lihula rahvas võib olla õnnelik. Üks asi on hästi. Aga mida peavad tegema mulgid, setud, virulased, hiidlased ja harjukad või võrukesed? Kui lennukisse lastakse, võivad lennata Rooma ja vaadata seal ema hundi ausammast. Riia loomaes võivad ka ära käia. On lähemal ja kujutab sama hästi meie suuremate ja väiksemate riigiemade laia valikut. Teistes Eesti linnades ja külades, kus pole tegusat vallavalitsust ega ole olnud ka Tiit Madissoni, ei maksa kohe sambaid püstitama hakata. Alustada tuleb sellest, et kasvatatakse ühest selgema pilguga lapsest Tiit Madissoni vääriline eestlane. Põhimõttekindel, võitlusvõimeline, selge mõtlemisega ja mõistliku jutuga. Selleks peab omavalitsuses olema vähemalt üks Eesti vanemate laps. Kassist, puudlist või papagoist Madissoni ei saa.
ei maksa üritama hakatagi. Seni, kuni väikesed Madissonid kasvavad ja teevad oma elutööd, võib püstitada memoriaalkomplekse. Näiteks vigaseks ja surnuks süstitutele, elektrikerjustele ja läheneva talve nälja ohvritele. Ja nüüd lõpetuseks, olgu see ausammas siin kohaks, kuhu tullakse oma lastega ja mõeldakse sellele, mida on vanemad teinud selleks, et nende armsatest maimukestest ei kasvaks lemmukaid, parasiite, haledaid tuulenuusutajaid või soorüvetajaid. Mõtlemisainet on. Aitäh kõigile! Suur tänu, Rein! Siin ausamba kõrval on veel üks ajutine ausammas, mis tuletab meile meelde siis ka Tartu rahu. Head kohale tulnud, sellega on meie ametlik osa lõppenud. Sihtasutuse üritus saab otsa, pärast seda on kõigil võimalus veel oma lilli ja pärgi siia ja ka küünlaid siia mälestuskivi juurde asetada. Ja kohe seejärel, kui meie oleme omadega lõpetanud, toimub siin üks teine üritus, millest Meelis Malk räägib kohe natukene lähemalt. Tere kõigile, tegelikult ei toimu see üritus siin, vaid ma tänan muidugi sihtasutust perekonna ja traditsioonide kaitseks selle kivi Tiidu mälestuse tegemisest. Aga Tiit oli mitme organisatsiooni auliige. Üks nendest oli SAPT ja teine nendest kindlasti oli Eesti Leegioni sõprade klubi. Ja minul on nüüd au või õigemini palve Leegioni sõprade klubi poolt teil kõigil ühineda rongkäiguga, mille me sinna kõnnitee peale üles sätime ja liigume siit, kui tõrvikud saame, ka tõrvikute ja lippudega Tiidu haua peale ja asetame ka sinna küünlad või värjad, et Tiitu Lihula kalmistul selle sama samba jalami kõrval, mille ta püstitas, austada ja mäletada. Ja eelkõnelejale või üle eelkõnelejale lisaks tahan öelda, et ka siin on valitsev võim jalga lasknud. Ma olen vist ainuke esindaja siin, välja arvatud muidugi üks vana linnapea, kes meil seal seisab. Aga on muidugi teine volikogu liige ka. Nii et kõik ei ole veel kadunud Eestimaal. Aitäh teile! Daamid ja härrad, veel kord ütlen kõigile suur tänu tulemast. Soovin teile kõigile turvalist koduteed. Kohe, kui me oleme oma ürituse ametliku osaga jõudnud lõpule, võiksime koguneda siia Tiit Madissoni mälestuskivi juurde, et üheskoos teha ka selline vahva ühispilt. Aga lõpetuseks oleks ilus, kui tõstaksime pilgu taevasse ja paluksime hoia Jumal Eestit.
koguneme siia siis kivile lähemale ja teeme ühe ühispildi.